täna siis tahaks rääkida ja jutustada ühe loo võib-olla natuke tuttavamal teemal, siis loo nimi on Üle võimete bluff. äkki tavalisi inimesed mängivad panustel onju, mida nad saavad endale lubada, no väga suur osa inimestest, ja nad mängivad ettevaatlikult ja ei tee nagu veidraid suuri liigutusi. Ükskord tegin jälle mingi šoti sinna kõrgemale, 10-20 fixed limit lauda. Ja ülevalt poolt, kõrgematelt panustelt tuli mingi kõrgemate panuste mingi tavamängija, profmängija tuli ka sinna ja me kollitama, et mängin seal mingi kahe nõrga vastu ja ta tuli ka, et äkki saab midagi sealt ja üleval vist raske ja tegi mingi ulme bluffi tolle vastu, mingi check raisisin turn'i mitte millegagi, mitte midagi, lihtsalt floatisin flopi ja check raisisin turn'i mitte millegagi, foldis ära ja et tegelikult mul ei olnud mitte midagi üldse ja ma mängisin kõrgemal, kui ma olin harjunud ja läks ära sealt lauast ka, et selles mõttes sain tolle nagu ära sealt lauast. Ja see ülevõimete bluff kontseptsioonina töötab üllatavalt hästi nagu igal pool üldse. Et ma olengi harjunud juba bluffima juba paar aastat, et nüüd läksin no limit hold'imi, et see osavad bluffid toovad üllatavalt palju raha tegelikult no limit 2 näiteks. Et keegi ei ole seal. Ja strateegid ka räägivad, et panusta, kui sul on ja siis proovi nii saada need. Aga tegelikult inimesed, kui osavad bluffid viskavad ära oma väga tugevaid käsi ja need on päris paare ja et seda olen paar aastat olen teinud väga edukalt. Ja eks see mänguarenduses see ülevõimete bluff sai ka siis tehtud, et ma väidan, et mul on see suur mäng, ma väidan, et mul on see childcare, et mul on see hoolitsus, et mul on see kõik olemas. Et ülge, ja ülevalt hakkasin närvi minema, need, kes on harjunud seal olema, kellel seda ka päriselt on, et vau, et meid ei ole enam vaja, et mingi uus, kellel on parem, see hoolitsus ja paremad arvutimängu ja tegelikult mul ei ole olemas enne suurt mängu ja mul ei ole olemas ka nii palju hoolitsust, aga mul on midagi, mul on, natuke hoolitsust mul on. Ja millega juba ollakse harjunud, ja inimesed, lapsed eriti eelistavad tuttavad kogeda uuesti. Miks? Sellepärast, et palju on väga võõraid, ja võõrana on selles mõttes igal pool turul ka raske, et sa ei tea mitte midagi, mitte millegi kohta üldse ja inimesed on üldjoontes on harjunud tuttavat ostma, ma ise ostan muidugi ja võõrast tohutudes kogustes, et erineda aga ma pakun nagu tuttavat alati, klient on see töötubade kogeja on laps ja siis kes soovib uuesti tuttavast vaimustuda, et seal ka konkurent eksib, et täiskasvanud, kes ei ole lastega nii palju töötanud, arvavad, et laps tahab uusi asju, et laps tahab midagi toodud uut, et see on talle põnev, aga seal ta eksib nagu vanusegrupiga, et ta paneb liiga kõrge vanusegrupi alati ja konkurendi ja siis ta arvab, et laps hüppab sellesse uude võõrasse. Lapse iseloom ei ole selline, laps tahab pigem veel väikestama laste asju või veel turvalisemad, näiteks mingi ma ei tea, mingi kaisukaru selle asemel, et ma ei tea, uues korteris otsast peale, aga ta ei ole nagu huvitatud sellest liiga suurest seiklusest või sellest ja nüüd see ülevõimete bluff nagu heidutas neid täiskasvanud, kes ei ole harjunud lastega töötama ja ise läksin sinna, pakun järjest seda tuttavat ja loodan, et ollakse harjunud juba sellega, et siis kogu aeg räägid ka sellest, et loodan, et on tuttav, loodan, et vaata harjunud, et see, ja siis nad saavad aru, et ma saadan seda signaali ka, see on madalam natuke, ma ei proovi nii suurelt üllatada, nii suur uustulnuk on ja olla mingi võõras koht, mis on veel raskem, ja
ja olen seal nagu ära sealt tagasi tullen, et natuke hoolitsust on tegelikult väga hea signaal, mida saata. Ma usun, ükskõik mis olukorras, mitte ainult nagu ettevõtluses, vaid ka noh, igas olukorras. Ma ei suuda kõike seda lahendada, aga ma pakun natuke hoolitsust, onju. Meenub see James Bondi maailmakuulsa filmi pealkiri, et natuke lootust, onju, et no natuke hoolitsust. Ja see on juba väga hea asi ja ja see ülejäänud on nagu bluff.